tegelikult ma töötan nüüd selles majas, mis on siis Kiikla rahvamaja, aga tegelikult olen ma kõigi nende tegevustega väga hästi seotud. Kui keegi tuli peale meile, tere, ma ütlesin teile, et meil tuleb keegi peale, väga meeldiv. Ja kes meile siis peale tuli, tema on Karolin. Ja tegelikult Karolini juhtida on kogu selle suure Alutaguse valla kultuurielu. Aga miks ta just täna nüüd praegu peale tuli, sellest ta räägib teile praegu ise, et kuidas tema Kiiklaga on seotud. Tere, mina olen Karolin ja Kiikla küla on tõepoolest mulle selline väga südamelähedane koht, sest ma olen oma lapsepõlve siin külas veetnud ja üles kasvanud ja ma tõesti võin öelda, et noortel on siin külas alati olnud tegevust, sest nii see rahvamaja kui ka siin olnud noortekeskus Ruti eestvedamisel on pakkunud väga palju ja mitmekülgseid tegevusi. Et meil on olnud väga mitmeid projekte. Siin rahvamajas on saanud käia nii palli mängimas, noortega seiklusmänge mängimas, me oleme ka väljasõite teinud. Me oleme näidendeid teinud, kus mul on olnud väga palju mitmeid erinevaid vahvaid rolle tänu Rutile, mida on tore meenutada. Ja võib-olla kõige selline meeldejäävam projekt oli, kui me ise tegime filmi. Noored said filmi selles protsessis täiesti otsast lõpuni kaasa teha, ehk kõik kostüümid vaadati algusest lõpuni. Noored ise olid monteerijad, filmijad, režissöörid, et selline väga vahva mälestus kogu sellest Kiiklas elatud ajast. Nii et Kiikla on tõesti mulle väga-väga kallis. Ja aitäh, Karolin, et istud natukene tahapoole äkki praegu. Ja Karolin siis oli ka sellise toreda ettevõtmise juures, kui Kiikla noored said kokku ja tegid MTÜ. See oli tegelikult tollases Mäetaguse vallas teine mittetulundusühing. Esimene oli siis Avatud Värav, mis on Kiikla lastekodu ja teine siis oligi meie noorte tehtud mittetulundusühing, aasta oli 2004. Ja olidki kõik, olid kooliõpilased, väga tublid, meil tohutult erinevaid projekte, mida sai teha. Mina siis nendest ikka tunduvalt vanem inimene, sain nendega käia ikka puu otsas ronimas ja kanuumatkaga ja sõitmas ja siis kõik võimalikel seiklusmatkadel. Üldiselt väga palju ja väga toredaid asju sai nendega koos teha. Ja praegu on nad kõik väga edukad. Karolin siis juhib, eks ole, meie valla kultuurielu, aga kõik nad on väga tublid, väga edukad. Enamus on neist juba pesast välja lennanud, elavad kaugemal, aga on ka neid, kes on siia jäänud, nii et kui me pärast siit mööda sõidame, siis näete siin rahvamaja taga ühte toredat katlamaja, siis on ka üks noortekeskusest kasvanud noor ettevõtja välja, kes siis seal majandab. Aga nüüd ma palun bussil edasi sõita. Ja me võtame nüüd esimese peatuse, teeme Kiikla mõisa juures. Et miks me sinna läheme, et ma teile juba rääkisin lühidalt sellest, et seal praegu on siis see Kiikla mõis ja see park on meie lastekodu käes. Aga tegelikult on see Kiikla rahvale üks selline armastatud puhkuse veetmise paik olnud väga kaua aastaid ja ega praegugi siis park suletud ei ole, et ikka seal saab käia ja jalutada ja see on ka paik, mille üle me saame uhkust tunda, sellepärast, et meie Eesti kultuurielus on väga oluline roll Kiikla mõisal täita. Et aasta oli siis 1780, kui Kiikla mõisa omanik rajas mõisa oma koduteatri ja mängiti siis siin erinevaid lugusid, siis küll saksa keeles, nii et me ei ole nüüd lausa eestikeelse teatri sünniga, ei saa uhkustada, siin saksa keeles mängiti, aga mõisa härra sõber oli näitekirjanik August von Kotzebue, kes ka sageli siin oli ja isegi üks tema näidend on siin esmaesitus olnud. Aga ka Kiikla mõisas on kirjutanud tollane koduõpetaja, on kirjutanud esimese säilinud eestikeelse juturaamatu. See on siis üks kaunis jutu ja õpetuse raamat ja see on siis tõesti selline jälg Eesti kultuuriloos siis Kiikla mõisas, et kunagi oli siin ka tahvel oli, nendest naistest rääkisitegi või? Aga siin tõesti tundub, et keegi jalutab. Neil on iga seelikud on seljas. Jah, ja kübarad ka, eks ole, need vist on ikka need samad, aga ma arvan, aga äkki siis tõesti bussijuht teeb peatuse korra ja palume nad siis ka bussi, et
et äkki tahavad natuke bussiga ka sõita, võib-olla nad on ainult mingi kalessiga harjunud sõitma. Teeme korra peatuse jah ja palume nad siis bussid. Oi, paistab, et neil on siin mingisugune fotosessioon käimas, et ei tea, kas teil ongi üldse meie jaoks natuke aega. Aga ma kohe hõikan nad bussi, saame teada. Ja, võtame ta bussi kaasa, eks, ja siis ta pildistab siin. Aga äkki tulete peale? Tere! No sõidame, teeme siin ringe natuke, vaatame Kiiklat. Tulete peale? No väga tore, väga tore. Tervist! Kiikla, ma isa kaua oleme? Siia Veronikale. Tere! Nii, aga kas see teine fotograaf tuleb ka meile bussi või? Tal oli auto siin. Talle ei sobi, jah. No, võib-olla tuleb hiljem. Aga nüüd enne kui sõitma hakkame, siis äkki jah, räägid siis, kes sa oled ja mida te siin teete siis üldse? Tere, kaunist õhtut! Et nagu te aru saate, siis me oleme maadaamid. Ja millest see nimi on tulnud, et ega me päris seda enam täpselt ise ei mäletagi, et see, et te ettevõtlikud naised said kokku, sellest on juba möödas nüüd üksjagu, aasta oli siis 2005 ja siis me mõtlesime, et mis midagi peaks olema nagu ikka nimi peaks olema ja lugu peaks olema ja midagi tabavat ka, et no siis hakkasime vaatama, et noh, maa ja daam, et meil on ikka selline tahtmine oli ikka kübaraid ka vahepeal kanda ja niimoodi see maadaam sündis. Esialgu oli ta rohkem selline, just oligi, et saime kokku, tegime käsitööd, mõtlesime jälle edasi, siis olid meil erinevad projektid, üks oli niisugune rahvusvaheline, et maanaiste ühendus oli, et rohujuure tasandil, sellel ajal oli ka hästi palju meil, kes ei käinud ka moment tööl. Ja tänu sellele kõik said julgust, siis aasta hiljem hakkasime me korraldama ka juba Kiikla keha- ja kultuuripäevi. Ja see traditsioon kestis siis kuni 2017 oli viimane kord, et siis vaatasime, et piisavalt palju on juba tehtud, et peaks nagu natukene muutma formaati ja peale seda siis on nüüd alates 2018 oleme siis ikka alati nõu ja jõuga abiks olnud, aga on meil siis Kiikla ja keha kiigepäev on. Millega me siis veel tegeleme? Tegelesime näputööga ja sellest ka sai alu, et alati märtsi alguses olid meil siis sellised näputööpäevad, kus oli meil siis suur näitus, kus olid siis kõik erinevad, oli ka õpitoad, mis me ise õppisime ja siis meil käis erinevaid koolitajaid ja siis hiljem, kui me juba natukene juba osavamaks saime, siis me hakkasime teisi koolitama ja näitama oma oskusi. Ja sai siis olid need näitused ja mis siis veel oli see, et me hakkasime näitemängu tegema. Et see aeg oli ikka päris lõbus. Et meil oli niisugusest 7 vanatüdrukust olid näidendid ja siis algul oli jah, et natukene lavastasime need järgi, aga mingi süžee oli olemas, aga iga aastaga sai see muutus ja lõpuks siis oli nii, et ühel aastal siis olid need vanatüdrukud, aga need vanatüdrukud olid sellised, et üks oli kööbakas ja üks oli pime ja küürakad ja siis kujutate ette, aga järgmine aasta oli juba see, et nad tahtsid ju mehele minna, aga kus me neid külas ikka neid mehi saame? No siis juba tuli neid julgemaid naisi juurde, kes hakkasid siis mehi mängima, et osad naised olid meil ka konkreetsed, et ei, meie küll nüüd mingit etendust tegema ei hakka, et ma lihtsalt seisen ja olen ilus. Aga nüüd on niimoodi nii, et need, kes algul olid kõige kartlikumad, ma ütleks, et nüüd on need kõige julgemad. Et oleme siis ise hästi palju reisinud, omandanud hästi palju uusi käsitööoskusi, oleme teinud lapitekki, oleme teinud klaasimaali, erinevaid, see on vist, ma ei teagi, vist on vähe asju, mida me ei ole veel teinud. Et kogu aeg, et igasugused uued jälle mingid käsitööliigid ja mingid asjad tulevad, et siis me oleme kõike seda saanud teha. Kuidas on, kas hakkab mu aeg juba otsa? Nii et aga sellised me nüüd oleme ja see, ma arvan, et see on niisugune hästi tore kokkuhoidev seltskond, et hetkel on meil siis liikmeid 18, et on ka natukene juurde tulnud siin viimastel aastatel ja
ja nüüd on see praeguseks hetkeks vist on küll kõik juba niimoodi, et kõik naised käivad tööl, kõigil on hästi palju toimetusi, ikka juba lapsed ja lapselapsed, et aga vaatamata sellele me siis ikkagi püüame ja üritame aega leida iseenda, üksteise ja ka vahepeal küla jaoks. Aga aitäh teile! Nii, aga Aire nüüd võtab ka istet ja me hakkame nüüd edasi sõitma ja tegelikult Maadaami tegemiste kohta saate te ka hiljem, kui me Rahvamaja tagasi jõuame, näha nii pildimaterjali kui siis ka kuulda siis vast lugusid veel. Aga nüüd, kui me edasi sõidame, siis ma tutvustan teile Kaidit, kes tuli ka siin Maadaamidega peale. Tema oli tegelikult just see noortekeskuse neiu meil. Tema ema on Maadaam, aga ema on vist täna tööl või ma ei teagi, tööl on, ema ei saanud täna jalutama tulla. Aga Kaidil on selline huvi, et ma tean, et Kaidile meeldib koha ajalugu uurida. Ja nüüd ma annan mikrofoni Kaidile edasi, et Kaidi räägib teile, mida tema siis Kiikla kohta on kuulnud. Nii, tere kõigile ka minu poolt. Et nagu Rutt rääkis, on mul huvi ajaloo vastu. Ning nagu paljud külad, mis on siin kandis, siis esimest korda mainiti Kiikla küla 1241. aastal Taani hindamisraamatus. Tol hetkel oli ta ainult 5 adramaa suurune, mis on siis tänapäevases mõistes üsna väike. Nii, ja siis see kirjapilt, mis on hetkel, ei olnud selline tol ajal, vaid Taani preestrid kirjutasid ta enda raamatuse Kikkala nime all. Kiikla kui mõis tuli siis ajalooürikutesse alles 1601. aastal ning see siis loodi Hastlerite suguvõsa poolt. Et siin on olnud erinevaid mõisaomanikke, mõisnikke, on olnud Hastlerit, on olnud teenid ning ka roosenid. Et Kiikla kui mõis oli samuti üsna väike, sellepärast et me asume ikkagi üsna sellises sõjalises piirkonnas, kus siis tihti jõuavad sõjad esimesena ning selle tõttu ka ei arenenud ta üsna suureks. Kiikla park on samuti rajatud mõisa ajal, kui esimest korda see rajati ning sellel hetkel oli seal 3 tiiki, mis kahjuks nüüd on muidugi kõik ära kuivanud ning alles on ainult üks viinavabriku juures. Nii, kuna mulle meeldib ajalugu, siis mulle meeldib ka lugeda erinevaid vanu artikleid. Ning ühe artikli leidsin nii Virumaa Teatajast, mis ilmus siis 1926. aastal, kus siis kirjutati, et Kiikla areneb. Artiklis kirjeldatakse, et Kiikla on suur saar soode ja metsade keskel ning just Kiikla ümber asuvad Kesk-Alutaguse kõige rikkalikumad marjasood. Artikli autor kirjutab, et kiiklalastel on jäänud eestlaste umbusklikkus uute asjade ja viiside vastu. Näiteks ei ostatud Kiiklasse mitte ühtegi moodsat kartulijuutumasinat. Samas kiidetakse Kiikla seltsielu, kui tegutsesid laulukoor, näitetrupp ja spordigrupid. Ka esimese vabariigi ajal olid siin laulukoor ning puhkpilgiorkester. Ehk siis sellest ajast saati on meile juba tekkinud siia selliseid huvitavaid tegevusi, ka näitegrupp on siiamaani. Ma isegi mäletan, et mina olin üks esimestest, kes siis hakkas siin näitlemisega tegelema. Aasta oli siis Rutt 2002. Et sellest ajast on juba häid mälestusi sellega seoses. Aga minu poolt hetkel kõik, kes ma annan Ruttile üle mikrofoni. Aitäh! Aitäh, Kaidi! Ja me nüüd oleme tegelikult jõudnud siia, kus kunagi oli Kiiklas Kiik. Praegu me oleme siis Kiigeta küla. Aga Kiiklas oli kunagi Kiik ja see oli just siin samas selle metsatukka või puude taga. Aga praegu on siis meil Jaanitule plats siin. Ja, et keerame siit sinnapoole nüüd see auto, aga on meie ees kogu aeg. Et siin teeme me siis Jaanituld. Et sel aastal küll ei teinud sellepärast, et meil on vallas kombeks, et Jaanituli rändab. Ja järgmisel aastal ma siis väga loodan, et on Kiikla korraldada siis Alutaguse valla suur Jaanituli.
aga nägite siin ka pallimängijaid ja minu teada kogunevad siia ka discgolfi mängijad. Et meie Kiikla noortel on jah, nüüd hakanud väga võrkpall meeldima, et talv läbi mängisid nad Rahvamajas võrkpalli, aga suvel on nad siis nüüd õue kolinud ja tegelikult on nad päris tublid, et sellest nad võivad teile vast hiljem ise ka rääkida, aga minu meelest said nad siin ühise hääletamise tulemusena Kiikla võrkpalliplatsi renoveerimiseks projekti toetust. Ja discgolf on siis ka selline, mis on... Oi, aga mulle tundub, et keegi tuleb bussi peale meile. Nii, aga need on ju... Saage nüüd tuttavaks. Meile tulevad bussi peale. Tere! Niina ja Veljo Kingsepp, väga põlised Kiikla elanikud. Ja tegelikult on niimoodi, et tänu Niinale ja Veljole, kes on palju aastaid töötanud Mäetaguse vallavalitsuses, on see Kiikla külakeskus ja hea kord näeb just selline välja, nagu ta välja näeb. Ja mina just saan neid kiita tänu sellele, et nad on väga aktiivsed külategevuses osalema, et see kehakultuuripäev, mida Irene mainis ja praegune kiigepäev, et on agarad kaasalööjad, nende korraldada on olnud näiteks Kiikla rammumehe võistlus juba päris kindlasti üle 10 aasta. 12 aastat, sellel aastal teevad nad jälle rammumehe võistlust. Aga Niinal on rääkida nüüd üks lugu sellest, kuidas siis näiteks sama Jaanituleplats on meil siin tekkinud. Aga sõidame siis edasi. Tagasi edasi. Väike umbes 240 elanikuga Kiikla külakeskus asub Kiikla mõisa endistel viljakatel põllumaadel. Endise kolhoosi juunivõite ajal ehitati välja Kiikla keskus koos 6 korterelamuga ja paljude tootmishoonetega. Õnneks on tänaseks kõik tühjalt seisvad tootmishooned likvideeritud. Kui tekkisid taas vallad, nüüd juba endine Mäetaguse vald, hakati rohkem tähelepanu pöörama avaliku ruumi kujundamisele ja heakorrale. Asume praegu Kiikla puhke- ja virkestusalal, kus enne laius heinamaa. Et ergutada inimeste ühistegevust oli vallas 2000. aastate algul käimas kampaania Istuta oma puu. Siin näemegi Kiikla aktiivsete inimeste ühistegevuse vilju, kus alale istutatud männid toodi kraavi nõlvadelt, metsaservadelt ja istutati siia. Puhke- ja virgestusalale tellis vald ka heakorrastusprojekti, mis hõlmas jalgteid, laste mänguväljakut, spordi- ja vaba aja veetmise rajatisi ning üldist haljastust. Projekt realiseeriti 2006. aastal ja nagu näeme, et seal on midagi teoskil, et tähendab juba mänguväljak läheb siis rekonstrueerimisele, et kui on aktiivseid kasutamist, siis kõik kulub. Teine suurem heakorra projekt Kiikla keskuses oli Kiikla rahvamaja ümbruse heakorrastusprojekt 2,3 hektarisel suurusel alal, mis teostati 2004. aastal. Ja kuna Kiikla rahvamaja vahetus läheduses asus suur Sigala kompleks, siis oli selle heakorra projekti põhiline eesmärk, et kõrghaljastusega eraldada siis juba tühjalt seisvad tootmishooned rahvamajast. Ja seal rajati jalgteed, spordiplats, lõkkeplats, paigaldati istepingid, istutati üle 200 puu ja 200 ilupõõsa, rajati muru ja püsilillepeenrad. Heakorra projekt pälvis ka Vabariigi presidendi Kaunis Eesti kodu auhinna 2005. aastal. Minu poolt on nagu kõik, et kui on küsimusi. Aitäh, Niina, aga mulle tundub, et meil on seal veel rahvast peale tulemas. Aga äkki peame bussi kinni, võtame reisijaid peale.
tulevad nüüd peale naaberküla elanikud. Paistab, et nad on bussiga Kiiklasse jõudnud ja nii, aga tere, palun tulge peale. Meeli ja Margus elavad Mäetaguse külas, aga Meeli äkki räägid, mis tuuled teid Kiiklasse on toonud? No, me oleme alati hästi tänulikud Kiikla kultuuritarbijad, kui nii võib öelda. Tuleme alati siia hea meelega küll etendusi vaatama, mis on käbide kändud etendused siis ja mina näiteks käin käsitööd tegemas ja see on selline eriline Kiikla hõng, võib öelda. Aga aitäh, võtke siis istet ja palun natukene sinna tahapoole, sellepärast et mine tea, mis meil siin veel siis tee peal ees võib oodata, aga sõidame siis edasi, et hakkame nüüd sõitma Rahvamaja poole jälle. Ja tegelikult ma tahan Meeli ja Marguse kohta öelda ka seda, et nad on tegelikult sellised hästi toredad inimesed, kes jah, tõesti rõõmuga alati Kiikla tegemistes kaasa löövad. Ja Margust ei jõua mina iialgi ära kiita ja mul on selline tunne, et mul on kohe vähe selline tunne, et ma pean Eesti Rahva Muuseumisse kirjutama ja jäädvustama, et on selline inimene, kes ta on nii abivalmis, et kui ta näeb, et ma hakkan mõnda tooli kuskil seal Rahvamajas paika tõstma, siis juba Margus tuleb appi ja juba aitab ja ta on tõesti selline väga eriline, et mitte et teised ei oleks, aga nii abivalmist inimest kui Margus on, ma küll ei ole kohanud teist. Aga nüüd me läheme siis Rahvamaja poole ja Rahvamajast sõidame küll praegu edasi, et hiljem tuleme siia tagasi, aga nüüd see Rahvamaja esine muruplats, mis on, et see ongi see koht, kus me siis oleme teinud oma suviseid külapäevi, et varem oli selle selline pikk ja lohisev nimi nagu Kiikla keha- ja kultuuripäev. Aga nüüd jah, arvasime, et peaks natukene formaati muutma, et igavaks ei läheks ja oli siis Kiikla kiigepäev meil nüüd see, mis möödunud aastal toimus ja ka sellel aastal on tulemas. Aga peame korraks siin bussipeatuses kinni, et ma tõesti ei tea, et keegi vist paistab, et tahab veel bussi peale tulla. Ja jäta siin seisma, et äkki ta siis tuleb bussi peale. Ja see on jah Kaja, kes nüüd bussi peale tuleb ja Kaja saab siis korraks mikrofoni enda kätte ja mina jälle tunnen huvi, et kuhu on saanud Ago Kaškov. Et pidi tulema meile Ago Kaškov siia, tal oli kuskil mingi maasikakast, mida ta pidi peale võtma ja paluti mul tungivalt oodata ära, millal ta oma maasikad on kätte saanud ja võtta teda kaasa siit Rahvamaja eest, nii et ma siis helistan talle vahepeal nii kaua kui tere Kaja, äkki sa nüüd räägid meile ka paar sõna, et mis tuled sind Kiiklasse toovad? Nii, tere päevast! Ma juba hakkab õhtu liginema, et ma hingeldan, ma jooksin nüüd, kui öeldakse, bussi pealt, auto pealt siia, aga ma tulin Põlvamaalt, kuna ma olen töötav pensionär ja siis on mu tööülesanded on üle vabariigi, tuleb täita neid ja nii ma siis nüüd Põlvast tulin ja hilinemisega ma jõusin kohale. Mina olen nüüd uus, esimene aasta sai täis Ida-Virumaa külade esinduse uus juhatuse esimees. Olen päris roheline, kuigi ma ütleksin, et vanuse järgi ei tohiks enam roheline olla, peaks juba nagu küpse vilja moodi välja nägema. Aga midagi pole teha. Midagi kogu aeg alustan uut oma elus, eks ole, et ma ei oska ütelda, et millega see edasi läheb, aga praegu 3 aastaks tegelen ma nüüd Ida-Virumaal külade esindusega. Ja üritan nüüd kaasata külasid, aktiivselt, eks ole, kaasata külasid liikumisse. Seoses reformiga, haldusreformiga muutusid meie maakonnas aktiivsemad nurgad, oskasid ära minna teistesse
siin jah pidama selle Kiikla kiigepäeva juures, et see Kiikla kiigepäev on selline päris vahva ettevõtmine, et õnneks oleme me alati saanud projekti toetust ja saame sellel päeval korraldada nii kehakultuuripäeval kui kiigepäeval selliseid põnevaid mängulisi võistlusi, et sellel aastal on meil näiteks ka kiikkind tulemas, siis on meil siin üks Ida-Virumaa vahva mees, kes korraldab erinevaid heitevõistlusi, et ma ei tea, me viskame siin panniga märki ja pudrunuiaga ja mille kõigega me oleme märki visanud, aga mulle tundub, et keegi jälle hääletab seal tee peal ja lausa päris aktiivselt kohe hüppab kohe seal lausa. Agu kas kuskil maasikaid, ma tõesti ei tea. Kus ta oma maasikatega on, aga kui ta lõpuks meiega ühineb, siis küsige maasikaid maitsta. Aga võtame nüüd selle peale selle hääletaja siis. Oi, päris aktiivselt tahab tema peale tulla. No tere, tule peale. Terviks, kas küüti saab? Saab ikka, aga äkki sa tutvustad ennast, kes sa oled selline meil? Kord elas Rooni hiir ja sa tead, et mõtlen end. Mul pole mure kord see, elu on kui lill. Vaid kõnnin mööda metsa, mul aega maja ilm. Kui näib peaks andma tunda, mul kõhtu täidab laul. Leelo, No kuule, aga aega on sul maa ja ilm, tubli tüdruk, aga sõida siis kaasa meiega, kui sul aega on. Et ole hea, võtta istet ja sõidame siis edasi, vaatame, mis meil siis tee siin veel ees, mis seal ootamas on, aga me võime sõita nüüd, mulle tundub, keegi läheb, oi, see vist on Kaškov. Maasikad lähevad, jah. Ta läheb korjama maasikaid metsast. Ei, maasikad on jah niimoodi, et maasikaid oli sel aastal väga palju maasikaõisi, aga mina ei tea, kuhu need maasikad said, maasikaid ei ole. Aga et see tee, mida mööda me sõidame, et see on minu kodutee. Ja siin on väga tihti igasuguseid loomi tee peal näha, et see põld, mis paremale jääb, et see on meil metskitsepõld, aga ühel õhtul tulen ma kenasti, loen metskitsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siis pööran pilgu teisele poole, et kas seal ka on, seal oli 3 karu. Vot see oli äge kohtumine, aga millegipärast ma neile ei meeldinud, väga kiire hakkas karudel, et ma oleks võib-olla neid isegi natuke vaadanud eemal. Aga meil on seal jälle, mulle tundub, hääletaja tee peal. No see paistab ikka päris kaugele kohe see hääletaja, selline heleda kostüümiga. Mis juhtus? Keegi hakkas kartma, mulle tundub seal. No, vaatame, kes meil tuleb. Nii. No tere, kes sina seal oled? Tule bussi peale, tule tutvusta ennast. Kas küüti saaks? Saab, miks ei saa, aga tutvustad ennast enne. Mina või? No, ma olen rebane, kel prima haismismeel. Mul saba suur ja karvakuub ja samm on pehme teel. Ma seisan ennast teel ja hiilin põõsastes ja iga väikse hiirekese haaran kaenlasse. Kui hüüan siis jooksevad kõik hiired ja hüüan, minu oma on nüüd su koorem. Kui plaanid eduga või pistad punuma, siis 1 ja 2 ja 3 ja hops mu kõhus lõpetad. Siin saagi otsinguil ma väle nagu tuul, kõik loomad meie metsas saavad vaevu piiksu suust. Kui jäädel tervitan, on hirmus kanged nad, ei julge ükski loomake mu vastu astuda. Rahu. Ma palun väga. Saab siis küüti saab, aga ei mingit vägivalda, palun. Mine leia endale koht, istu maha ja katsu niimoodi hästi rahulikult tasa, eks ole. Tasa, aga meie sõidame jälle tasa edasi, kui reban on maha istunud. Nii, hiirekene, läksid sa peitu ilusasti, jah? Ei ole hiiri, no tore.
karusid ka täna ei ole, aga tegelikult on meil seda maad mööda kunagi olnud karujooks, et me Kiiklas korraldasime 2 aastal oma keha- ja kultuuripäeva raames ka rahvajooksu, et oli siis 10 kilomeetri jooks, mis tuli siis siit seda teed mööda alla ja esimesel aastal oli päris tore see marsruut, mis meil seal rabast oli, aga järgmisel aastal oli vahepeal meil rabateed üle ujutatud, nii et oli oht, et tuleb hakata triatloni tegema seal, et siis mängisime jooksvalt ümber, et siis tuli jooksjatel ka teiselt poolt siis meie kandimaastikuga tutvuda. Aga no, vot nüüd mulle tundub, et äkki see nüüd siis on siis Ago Kaškov oma maasikatega seal, aga keegi seal ees igal juhul on. Ja hääletabki. Paistab, et ongi meie bussi peale veel rahvast tulemas. Ja ongi. Aga Ago Kaškov see igal juhul ei ole, aga korv on kaasas. Naabrivalve. Naabrivalve on seal, vaata. Ongi naabrivalve. Aga peame siis kinni. Ago on kohal. Ago on kohal, hurraa. Tere! Tere, kas on tasuta riigibuss või? Jaa. Tasuta. Meil on siin Ida-Virumaal kõik. Oho. Oi! Ei ole, on tasuta riigibuss. Ei tea. Erno Rett tuleb bussi. Naabrivalvel paistab, et on kaasa ka kaasas. Kas see... Tulge bussi, mis te jourate seal? Tere! Ega te rebast pole näinud? Kõigega te rebast ei ole näinud? Rebane! See singivaras selline! Jaa, ta võttis tema singi ära ja näete, ja natuke on jäänud ainult. Singivaras! Kohe saan su kätte. Oota, ära mine nii kaugele, ma kardan. Ära kaugele minna. See on riigibuss või? Aga võid tulla, see on riigibuss. Meil on täna jahivaba päev. Et olge nii kenad, istuge nüüd maha, jätke see vaene rebane rahule ja... Jah. No, nii, aga nüüd me saame siis hakata edasi sõitma ja nüüd on niimoodi, et ma olen juba saanud nii pikalt rääkida, et nüüd ma vahetan koha ära ja minu kohale tuleb istub Veljo, kes hakkab teile siis pajatama, mida temal rääkida on selle Kiikla kohta ja Kiikla kandi kohta. Istu parem maha, muidu ka juhtub ka veel midagi. Peagi me saabume Peri ehk Kalina rabasse. Tee, mis sinna viib, on tekkinud kaevanduse rajamise käigus. Varem sinna ei pääsenud, sest lapsepõlvest ma mäletan, et ma käisin jalalaubaste vahel esimest korda urakaid korjama. Aga täna saame juba bussiga sõita siit otse nii Jõhvi, Kalinale kui ka teistesse küladesse. Ja Mäetaguse või Kiikla küla on ümbritsetud igalt poolt kaevandustega. Suletud on Sompa kaevandus, mis töötas 1948 kuni 1999 aastani. Nüüd oleme Viru kaevanduste maadel, mis alustas tööd 1956 kuni töötas 1913. Ja praegu veel töötab Ojamaa kaevandus. Mis siis on kaevanduste mõju? Ma arvan, et paljud teist teavad. Kõigepealt kadus ära jõgedes vesi, siis kadus kaevudest vesi, et kaevandus vedas siis 2-3 korda nädalas inimestele joogivett. Tänapäeval on iga maja juurde läheb meil joogiveetrass, nii et inimesed saavad trassivett. Siis lõhkamised. Kes ei ole lõhkamiste peale elanud, see ei kujuta ette, tähendab aknaklaasid klirisevad, potid, pannid liita peal hüppavad ja alguses oli nii, et see töö toimus vabalt valitul ajal. Viimastel aastatel saadi nii kaugele, et enam öörahu ajal lõhkamist ei toimu. Siis õhuventilaatorid. Maa alla tuleb suunata puhast õhku ja välja tõmmata sealt läbitöötanud õhku. Ja need undasid ööpäeval läbi. Õnneks nüüd neid rohkem ei ole. Ojamaa kaevanduse ventilaatorid asuvad Kiikla külas kuidagi kaugel, et nad nagu väga ei
saab oma soojuse Sompa kaevanduse vetest. Tähendab, on 800-meetrine trass, maa alt võetakse 8 kraadist vett, sealt võetakse 4 kraadi välja, saadakse 50-kraadine katlamaja soe vesi ja maa sisse viiakse 4-kraadiline tagasi. Alguses oli meil selline kava, et kasutada see vett mingisuguse veehoidlaks, aga kuna riik tahtis saada veekasutustasu, siis me pidime sellest kahjuks loobuma. Et nüüd ta läheb samasse Sompa kaevanduse tagasi. Ja nüüd praktiliselt me oleme juba rabas. Muidu ta saab tulmu. Ma istun ikkagi selle koha, kus ma saan kaamera midagi teha. Ma saan aru, et see ei ole just. Aga Erki saabu siia. Ega me eksinud ei ole. Mina kohe kardan eksimist. Ei ole või? Lähme murrad. Joo, aga mul... Ma ei tea, kuhu me peab minema. Teid võib-olla huvitab, et miks need teed kõik nii sirged on. Need teed rajati selleks, et teenindada alajaamu. Tähendab, elektriliinid läksid mööda neid teid ja siis elekter alajaamadest läks maa alla. Tänapäeval enam selliseid teid ei tehta, sest elekter Ojamaa kaevandus näiteks viiakse kohe otse maa alla. Nii et sinna metsadesse selliseid võrgustikku ei tule nagu siin. Ja siin, kui nüüd vaatate paremale, siis peaks olema näha üks uppunud tee, kus meil vanasti karu jooks toimus. Ja miks meil karu jooks toimus, sest endises Mäetaguse valla vapiloomaks oli karu. Et ma usun, et enamus meie külarahvast on karu näinud. Mina olen looduses 2 korda kokku juhtunud, nii et kui te kauemaks meile täna jääte, siis võite karuga kohtu saada. Toppis on meil Mäetagusel, see on see karu, mida Jaak Aaviksson alla ajas Imaveres. Ja siis me väikese raha eest ostsime ta vapiloomaks ja on nüüd meie loodusmuuseumis. Kummo me ostsime. Minu teada terve lasteaed ostis uued voodid selle väikse raha eest. Lastele. Mure oli täiega. Mu naine ütles, et tuleb välja minna. Sõida veel edasi. Veel võib edasi. Võid veel edasi sõita, kui mu naine lubab, siis võid. Ikka võib või? Sõida, öeldakse sulle. Sõida. Siia on võid istuda või? Aitäh. Nii, mis nüüd saab? Võib-olla, et jahimees tahab ujuma minna. Ei taha, kui naine lubab, siis lähen. No küll ta lubab. Siis lähen. Asi on selles, et siin rabas on üks rabajärv. Ja kui Viru kaevandus aktiivselt töötas, siis see rabajärv kadus ära. Mina küll, sina ei kuule, naine ei kuule mul. Räägi kõvemini. Ei tea. Ja suu sisse pead panema. Purgust räägi. Ja kui kaevandus siit maade alt nagu ära läks, siis järv täitus uuesti veega. Selge. Nii et kõik on võimalik taastub. Muidugi see vesi tuleb välja meil. Oi, vaadake, mu naine ütleb, et vaadake, jah, vaadake. Vaade vasakule. Teeme ikka väikese keera ümber ka, eks ole. Keera ümber. Mis asi see võib olla? Mis see naine, sina tead kõike mul, mis see... Rabahaljad olid. Rabahaljad on need, soohaljad. Mis on vahe raba ja sool? Sool lühem 3 tähte. Saite kõik teada, mis on vahet rabal ja sool, jah? Jaa, nii mu naine saab targaks ja õpetab mind ka. Tegelikult tema kodus ütles, et see oli niimoodi, aga ta pidi nüüd naerma, millest naersid, jah? Naersin. Jaa, just, et tema mees teeb häid nalju. Teed. Teen selle, mis sa veel räägid, jah, mis me kodus... Mis sa veel räägime? Teeme siin väikese ringi ära ja läheme tagasi, vaatame siis tõesti lähemalt, mis rabahaljad seal olid siis seal soos, jah? Ei, aga sõidame edasi. Kui mu naine ütleb, et sõidame edasi või läbi? Ei, vaata, siin saab ringi teha, siis näeme neid ilusaid rabahaljaid. Mina pole harjunud, et keegi teine naine midagi räägib ja ütleb, kuhu sõita. Kuulake ikka teda, tema on nagu minu suurem naine. See kõik, mida rohkem, seda uhkem ja
nii ta on. Hoian kõik endale ja pole sul tarvis teada, kellega teen. Ja, nii, ütle talle, et ta keeraks, mida ta ei oska. Vaata seda, vaata kuhus. Oskab, jah. See on su eelmine mees siis, jah? Selge. Bussijuhil on amet selge. Soovid mikrofoni, Rene? Ei, mul on hea kõva hääl, muidu naine ei kuule mind. Kuuleb küll, aga mina ei kuule teda. Ei, kuidas? Jah, just, mul on valikuline. Nii, et see tee nüüd tolmab küll natukene. Jaa. Kas sa ei öelnud vallale, et tuleb ära kasta? Minu naine oleks kõik selle korda teinud siin oleks asfalt olnud täna, jah. Ma ütlesin vallale, et vihmapilved tuleb laiali jääda ja seda nad tõesti tegid. Nagu Putin. Jah, vihma lubati, aga vihma ei ole. Aga et nüüd, jah, kui see tolm on natukene hajunud, et siis on tõesti, teeme selles oma bussisõidus väikese peatuse, et läheme välja ja vaatame siis lähemalt, et kes meil seal rabast siis on peatuse teinud. Võime välja minna? Jaa, me lausa peame. Kui mu naine lubab ka teil välja tulla. No nii tahan neid rabahaldjaid näha. Jaa, see on looduses. Püssi, ei, kui naine ütleb, siis peab võtma. Aga lased mõne maha ka või? Pane see ülesse. Kõik laseme maha, kõik võivad maha minna. Pane see ülesse siia. Ülesse. Üles on õige. Järgmine naine räägib, et üles on õige, mitte ülesse. Ois. Nii. Erna Retket kaasas. Ei, Ernat ei ole, täna on teine tüdruk. Täna Erna Retk sai läbi, see oli väikese peapõrutusega lõppes kodus. Jah, just, kui naine sai teada, et ma käisin Erna Retkel, aga ärge rääkige talle sellest. Ja muidu on mul täna jälle peapõrus. Kas siin kandis räägitakse Erna juurde minekust, mitte Ehale minekust? Ei, meie kandis on, kuhu lähed, sinna räägitakse. Küla kõik räägib, teab enne, kui sa lähed. Nii, aga nüüd jah, nüüd on tõesti niimoodi, et tolm on hajunud ja buss jääb seisma ja läheme siis välja ja vaatame. Habemega radiohalda sellisel. Kas ma võin minna või? Mine. Siis võivad teised ka minna, kui minna. Jaa, mine. Oi, lähme siis, kui lubatakse. Ega alati ei lubata välja minna. Just tead ka, jah. Kuski rind pidi rasvand olema, siis on kohe naablet täis. Tule, kui leebe tool, tule minu kabusu. Bussi õnneks. Paistab, et metsaloomad ei ole.
pisara võttis silma. Ja kes sealt tulevad veel Kes sealt tulevad jänesed? Teeme neile ka aplausi ja... Huvitav, kas nemad teevad ka teatrit siin metsas või? Tulge siia või? Tulge siia, lähe mulle. Ärge karke, ma olen kaugemale. Ärge karke. Mis looman need ikkagi on? Karu paistab ja jänes ja... Koosolek! Koosolek, kuule lähme ka, lähme sinna taha poole. Oot, kes oled rabamees või? Ei, raba ei ole. Talumees oled sina, mitte rabamees. No siis ma ei lähe, kui naine. Mis koosolek see on? Metsakoosolek. Mul on lõva otsas metsas, kus Nuka-tuka mets on väga tore paik, kui kõik omavahel ka sõbralikud oleksid. Aga kahjuks ei ole. Meie väikesed vaesed hiired võivad vaevalt oma ninagi urust välja ilma, et keegi nahka panna ei ürita. See on puhas vale. Ja tõesti, Rein. Aga vot mina kuulsin sellist asja, et sina jälitasid metsas Mortenit ja tahtsid teda ära süüa. See on puhta vale. Hoopis Morten oli see, kes jälitas mind ja üritas mind ära süüa, jah? Ära valeta, Rein. Keegi ei usu. Ja eile üritas Severin metsas ära süüa minu vaest vanaema. Ei, mitte ei ole tõsi. Puhas vale. Vale. No ja minu pai onukesed seda ka pildisse. No mis tehtud, see tehtud. Aga mis söödud, see on söödud. Aga nüüd loeb Morten meile ette seaduse, mis peaks kehtima kõikidele loomadele. 1. Kõik metsaelanikud peavad olema sõbrad. 2. Keegi ei tohi teist ära süüa. Täielik lollus! Ära sina sega. No edasi. 3. Need, kes on nii laisad, et ei otsi ise toitu, ei tohi teistelt snäpata. Ei tohi mida teha, ei tohi teistelt näpata. Kust nemad siis peaksid süüa saama? Mitte teistelt. Aga teistel ikka anda võib, jah? No aga see on teine asi. See oligi seadus, rohkem pole. Sa oled väga tark, Morten. Nii, kes on selle seaduse poolt, tõstku oma käpp või tiib? Tõstame käed üles. Ja just. Kõik on poolt. Nii. Ma näen, et Severin tõstab midagi. Jah, tõstsin küll. Või paistnud välja lihtsalt. Noh, Rein, aga ainult sina oled järel. No, aga mida ma peaksin sööma, kui ma teisi loomi süüa ei tohi? Võid süüa tõrusid, rohtu ja marju, nagu meie. Aga need ei tee ju suureks ja tugevaks. No teeb ikka küll. Ei tee. Teevad. Need, kes söövad viinereid, kes söövad pekiliha, kas tead, meil kasvab kõhuke, nad saavad suure liha. Kui kunagi järades sa elad silmad särades, et marjad viljad paremad ja kapsast tuleb villi. Päeval äkki saab rõõmsamaks ja laululiisid kõlavaks, suusamiseks muutub kergemaks ja
võite minu käpa ka üle lugeda. Ja nüüd on kõik Morteni seadusega nõus ja nukatuka metsarahvas päästetud. Kuule, Morten, sul on see seadus paberil või? On. On. Tead, mul üks kores rääkis kõrvaauku ja siin on Riigikogu esimees. Riigibuss oli ka. Riigibuss oli ka, jah. Äkki annab talle üle selle seadus? Tulge, võtke kõik. Tulge. Siis on siia poole. Aitäh. See on küll üks väga hea seadus ja tundub, et mina pean hakkama ka porgandeid sööma, sest mats on mul juba suur niigi. Aitäh. Tore, võtan vastu selle siis Riigikogu nimel ja panen selle seina peale, et kõik näeks ja ära ei unustaks. Aitäh. Aga aitäh kõigile, kes välja tulid, läheme bussi tagasi ja läheme siis nüüd tõesti juba rahvamajja. Vaatame, kas me mõne porgandi ka leiame. Võime bussi minna, jah? Mis on ära? Teised võivad metsa võtta. Kus on nende kodu? Lapsed ka bussi kõik. Lapsed ka bussi. Marjuse kõlar on siin. Hea küll. Midagi maha ei jää. Ma olen nii kaua rollis. Seadus võeti kiiresti vastu nagu Läti aktsiisilangus. Kes meil siin bussis on, tegelikult on meid veel palju rohkem, aga kõik ju bussi ei mahu, eks ole, nägite seal pallimängijaid ja on ka inimesi, kes ei saanud tulla täna, aga hakkame sõitma, jah. Aga et Kiikla puhul saab rääkida, jah, et oli meil juttu juba mittetulundusühingust Kiikla avatud noortekeskus, oli juttu mittetulundusühingust Maadaam, aga meil on ka huvitegevusega tegelejad, kes siis on koondunud sellisesse laulu- ja näiteringi, millel on nimeks Käbid ja kännud. Ja neid te siis täna nägite ja need kaunid rabahaldjad, nemad olid rahvatantsu naisrühm Kiigelind. Aga meie kiigelinnud on nüüd vahepeal natukene hakanud võimlemisega tegelema, sellepärast et tantsupeole läheme me võimlemisrühmana. Ja tegelikult ongi need inimesed väga mitmekesised, et ei saa öelda, et see on Maadaam ja see on Kiigelind. Ei, need, kes on tublid ja hakkajad maal, siis nemad tegelevad tõesti kõigega ja jõuavad kõigega tegeleda. Ja ma võiksin teile rääkida siin nüüd terve tee Kiiklani välja sellest, mida meil keegi eriti hästi oskab teha, aga see on tõesti jah pikk jutt ja kui meil on rahvamajas aega, siis nad jõuavad ise ka enda eest rääkida. Aga tegelikult ma nüüd palun selle meie jutuga Rene siia ette otsa, sellepärast et me ju igale poole täna ei jõuagi bussiga. Et midagi meil on siin Kiiklas, mis meil jääb ka täna vaatamata, aga sellest me võime ju teile rääkida. Ja Rene, äkki tuled sa nüüd siia mikrofonile lähemale ja võtad mikrofoni. Kas ma võin rollist välja minna või? Mine. Hea küll, ma olen siis Laine lubas rollist välja minna. Saage siis jah tuttavaks nüüd, tuli ta rollist välja. Aga tegelikult see roll oli ka siis Katrinil ja Renel ikka sellest samast näitemängust, mida te nägite lastelkatkendit ja millega me tegelikult läheme esinema. Meil on nüüd Mäetaguse mõisapäeval esinemine ja avatud taludepäeval on esinemine ühes Alutaguse valla külas ja järgmine esinemine on meil Holstre külas, mis on siis Viljandimaal kandideeriv küla, kuhu me läheme siis Holstre magasiaita oma näidendit mängima ja see on siis 6. augustil. Aga nii, Rene, palun. Oi, aitäh. Ja nüüd on siis see moment, kus Rutt ütles, et peab teda kiitma. On. Et Rutt on meil siis külahing ja ma ütlen ausalt, et mul on nüüd suvi niimoodi ära planeeritud, et mitte ühtegi, puhkusel ei ole mitte ühtegi vaba päeva. Et Rutt on kõik ära planeerinud, me oleme ei tea kus kohas. Mul see teine naine, õige naine teab seda, et tema käes on kalender. Aga jah, et see on selline, et ma pärast pean puhkuse võtma ja Rutile mitte ütlema. Sest jah, tegelikult ega siin, kui ma siia külla tulin, Veljo, millal see võis olla?
millal sa lubasid mul tulla? Aastat 10 tagasi, sest jah, et Veljo on see tubli mees, kes teile enne rääkis, et ilma tema loata ei saa keegi siia külla. Ta mõtles, vaatas üle, ütles, hea küll, vahepeal kahetses, aga nüüd on vist jälle niimoodi rahul selle asjaga. Hoida naine naerab, teab paremini, aga guugeldage, saate teada. Nii, ja siis, aga sellest, mida me ei ole näinud, aga millest ma pidin rääkima, siis on vist, mis sa lubad rääkida, ratvast lubad rääkida? Räägi jah sellest. Ma võin rääkida sellisest asjast nagu Ratva nõiakaev, et kui te panete Google'isse otsingu Ratva 2 nõiakaev, siis te näete pärast, et meil on põhjaveed on need, liigveed tulevad maast välja, kaevandused on all ja kuna kaevanduse käigud on täidetud veega ja see on siis maager on ju kumer teatavasti, siis ta on meie kohalt kumer ja ta hakkab välja pressima maalt. Ja siis kevadeti, kui tuleb palju seda lund ja mis seal veel on, lumi ongi jah, lumi tuleb ja lumi sulab ära ja valgeks maale ei ole enam valge, siis ta tuleb maalt välja ja siis on hästi võimas vaatemäng on, mille kohta küll Rutt ütleb, et kui ta tahab, et vett vaadata, siis ta vaatab kraanist voolavat vett endal kodus. Ja võisin öelda? Ja just, aga pange jah, et Ratva 2 nõiakaev, et see on selline äge asi, mida me ei näinud, sest tegelikult ega praegu ei olegi suurt midagi vaadata, seal on praegu 2 auku, 2 toru. Need on 40-meetrised torud, maa sisse lähevad ja siis kaevanduskäikudest kõik see vesi tuleb selle sama oma survel siis välja, sest kogu aeg pressitakse peale seal. Mis sa veel lubad rääkida? Kõrvaugust ka räägida. Mida me veel ei näinud? Discgolf on meil hästi populaar, nii, näitaja Veljo näitab, ta on endale mobiilisalt, tema oli see siis, kes sai palju raha selle eest, et ta ei ole, vallad ühinesid. Siis pärast seda ta ostis mobiili endale. Ja ta oli siis ju volikogu esimees, ta oli pikka aega, ta oli kõige pikem Eesti volikogu esimees, mitte sellest põhjustas, et ta on peaaegu 1,90 m pikk, nooren oli, praegu on natuke lühem, aga ta oli kõige kauem, et mis aastast oli 1980. No siis, kui Kotspuu selle näidendi kirjutas, siis ta tuli ja 1990, nii et see on ametlikult, aga enne seda ta ka ikka siin majandas. Jah, et see on jah, ja siis ta pärast seda näete ostis endale mobiili. Enne tal oli nuppudega telefon. Aga tahab oma auto võtta ja see nurk on siis siin, kus me praegu keerame, sinna saate Ruti juurde pärast minna, et kes ööbida tahab siin samas. Siis Rutt elab siin selles, tal on suure maja ehitanud, aga mitte nii suure kui Veljo muidugi. Sest Rutt sai ainult selle valla preemia, aga Veljot valiti valla aukodanikuks. Seal on maks vahet, oli pool vahet. Enne seda võttis muidugi Veljo lasi seaduse vastu võtta. Ei, ma ei lähe. Tahate, et ma lähen võtan auto? Ma sain vihjast aru, olgu ma lähen võtan, et siis ma rohkem ei räägi kõiki saladusi ära. Ära kõiki räägi. Ja just, aga siis me läheme Agoga välja. Ago, sa lubad või? Ai, Ago käest ma ei pea küsima. Olgu, aitäh teile. Pärast võib-olla näeme. Jah, tõesti, las ta võtab parem oma auto. Te saite vist päris palju mõtlemisainet nüüd. Haldusreform. Aga Viljo, äkki Renel jäi rääkimata siin natukene spordijuttu, et Rene räägib teile äkki sellest discgolfi seltskonnast, kes meil seal mängimas oli ja Viljo on jah, meil siin kõva spordimees, et nad räägib. Ennem jäi mul kaevanduste jutt lõpuni rääkimata. Kiikla külal on hästi vedanud sellepärast, et siit, kui mets lõpeb, läheb läbi suur karstiala ja sellepärast Viru kaevandus ei pääsenud Kiikla küla alla. Et karstiala see on tähendab see, kus on kihid segamini. Sealt on väga raske läbi minna, sest see lagi ei ole püsiv ja teiseks kõik sademete vesi tuleb kaela. Ja teine põhjus, et Kiikla külal ei ole kaevandatud, on see, et 1992 oli valmis projekt Viru 2 kaevanduse jauks. See oleks olnud seal kohas, kus praegu on need Ratva allikad, nõiakaevud, sest sinna oleks tulnud siis tootmishooned, igasugused töökojad, kontorid, aherainemäed ja ka raudtee. Aga õnneks vald sai oma staatuse kätte ja siis hakati küsima ka valla arvamust. Nii et see jäi tol ajal seisma. Spordi kohta. Te kõik nägite, et virgestusalal toimus aktiivne tegevus. Need olid need inimesed, kes siin bussis ei ole. See näitab, et Kiiklas on väga palju noori. Et virgestusalal on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli,
siis on väike jõusaal, lastele mänguväljak ja tänu Kiikla küla aktiivsetele isadele saime me endale ka discgolfi väljaku. Sest alguses oli plaan, et paneme 2 korvi maha, et lapsed õpivad viskama. Aga nüüd on korralik väljak. Ja rahvamajas käib siis rahvas 3 korda nädalas võrkpalli, korvpalli, sulgpalli mängimas, on jõusaal. Ja peale selle on ka meil külasaun, olgu et meil ei ole ei poodi, kõrtsi ega posti. Aga külasaunas saavad nii mõningad asjad paika võetud. Ja külade vahelisel võistlustel on Kiikla sportlased mitmel korral vallas esikohad võitnud ja aktiivsed on discgolferid ja ka kirveviskajad, kes on vabariikidel võistlusel käinud. Nii et oleme rahvamaja juures. Jah, et nüüd ongi niimoodi, et on aeg meil rahvamajja siis minna, et ma ei teagi, kuidas sellel bussil on kõige parem seisma jääda. Aga et kui me välja läheme ja rahvamaja teisele korrusele, siis kõigepealt, et seal on meil siis veel jätkub juttu natukeseks ja siis hiljem võib-olla jõuame teha ka maja peal ringi, et te saaksite siis näha ka oma silmaga, et kus siis tegelikult siis seda vaba aega siin majas veedetakse ja mida tehakse, et on siin jah päris põnevaid ruume. Aga läheme siis välja praegu ja rahvamajja siis. Mina olen Krista Aabo, Eesti Külalikuga kodukantsuhalduse liige ja minu korraldada on siis hindamiskomisjoni selline logistiline igapäevane töö. Mina hindeid ei anna, aga mina toetan siis, et komisjon jõuaks õigesse kohta. Ja siis sõna meie komisjoni esimehele. Ja siis igaüks saab siis öelda, et mis organisatsioonil on esindada hindamiskomisjonis ja et teile siis tere. Palun. Tere! Kui Krista võttis minuga ühendust, et läbi aastate on olnud niimoodi, et Riigikogu esimees on selle žürii esimees olnud ja mida mina sellest arvan, siis ega ma ei mõelnudki mitte üks hetk, vaid oli kohe sellega päri, et see on minu meelest hästi tore ja põnev ja vahva traditsioon, et sellist külaliikumist ja aasta küla valitakse ja nüüd 3. kus me oleme siis nüüd käinud selle tuuri jooksul, et öeldakse küll, et 3 on kohtuseadus, aga tegelikult 12 on veel ees. 12 küla siiamaani ei ole nad veel sassi ja segamini läinud, aga mine sa tea, mis varsti juhtub, aga tegelikult võite muret olla, et ega niikuinii sassi ei lähe, et me mäletame kõik, kus me käinud oleme ja mida me näinud oleme ja see on otseselt selline tore ja südant soojendav asi näha inimesi, kes hoolivad oma kodust ja oma külast ja kodukohast ja püüavad seda elu igati arendada ja paremaks ja põnevamaks ja ilusamaks teha, et see on asi, mis väärib nägemist ja väärib ka kiitmist ja mul on õudselt hea meel selles komisjonis olla ja õudselt hea meel teid näha ja kohtuda ja näha seda kõike, mis te siin korraldanud olete, on tore, nii et ma soovin teile edu ja jõudu ja hoian pöialt teile, aga tegelikult praegu peab ka kõigile 15-le, et eks see siis paistab, kes see siis selle titli saab, aga sellest hoolimata kõik külad väärivad tegelikult seda tunnustust ja kiitust. Aitäh teile! rõõmsad tegusad aktiivsed inimesed, kes on kogu elus signaal hoiavad, et väga põnevusega ootan järgmisi külastusi, et on väga tore päev. Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja ma vaatan maaelu sellise ettevõtluse poole. Mina olen Averkäise, maaelu võrdluskorgus. Teist korda
koostööd ja võrgustumist ja kõiki neid aspekte, nii et aitäh teile väga väga toredasti nagu rühmava. Tervist, mina olen Bianca Mikovic Molest. Võib-olla tunnete ühtegi ajakirjanik Rein Sikkermanni on siinpool mitmel korral kõndinud ringi ja kordagi mulle rääkinud, et Paidel on siin. Ma võib-olla tahtsin enda teada meid, et üllatada. Ja Rukki räägud, kui ta käis siin. Just olime Rukki räägud, kui ta siin käis. Just. Mina juhin Maalehe uudiste osa ja toimetan suuremalt jagu Rein Sikku lugusid ka. Et kõik, mis tema kirjutab Virumaast ja selleid inimestest käib minu käest läbi. Mulle Virumaast väga meeldib. Meeldib olla siin Virumaas. Olen Triin Kallase Eesti Liider Liidust. Esindan siis kõikide Liider tegevusgruppide võrgustikku ja vaatan ka selle pildi, kuidas külavaatasin projekte teha ja seda kõike toetused enda teaks võimalikult hästi raha tööle panna, koostööd teha. Ja ma ei osanud arvata, et see on nii keeruline võib-olla, et tõesti esimese päeva lõpuks juba selline, et kõik on tohutult erinevad ja ei tea, mis ta. Tere, on minu koht, mina olen Helina, mina olen siis aasta 2017 Läsna loobukila, kes siis võistis eelmine kord nagu see eestvedaja ja kohalik rahvamaja juhataja. Ja väga huvistav on käia nüüd teistes külades ja vaadata, mida seal tehakse ja teate, mul on see tunne nii meeles, kui see komisjon tuli 2 aastat tagasi. Meil tuli lausvihma nagu sein, mitte sekundid ka jäänud vihm järgi, nagu sein sadas. Noh ja mõelge siis, mis tunne meil oli. Me olime tegelikult käega löönud täitsa, et nagu niisalt midagi head ei tule. Ilu jäi ju tegelikult kõik nägemata, aga õnneks nad nägid meile natuke sisse. Minu nüüd komisjoni liikmena ütlema, et sisemise ilukomisjoni nagu vaata ära. Siis oleks välja ikka võinud lubada, et vihm oleks tulnud. Meil keeras Velju ära, et ei tule külastama. See oli õige otsus. Okay.